Tere sõbrad, viimasest videost on nüüd natukese aega möödas olnud, täpselt võib-olla 4 nädalat ja aeg on uueks seikluseks ja mis selleks seikluseks on? Me oleme omadega jõudnud siia Brüsselisse ja täna meie sihtpunktiks on Tomorrowland. Tomorrowland on, me oleme esimest aastat Tomorrowlandil, varem me oleme igal pool erinevatel festivalidel käinud, aga siia me ei ole veel jõudnud, mis peaks olema Euroopa kõige suurim ja ägedam festival. Nii nad räägivad, spetsialistid. Ja tänases videos ma näitan teile oma top festival häkke, mis siin aastate jooksul on saadud päris palju erinevatel festivalidel käia ja mõned sellised nipid-trikid. Kui keegi võib-olla esimest korda plaanib kuhugi minna festivalile, siis ta teab, millega ta peaks arvestama ja millele, no, mis on sellised väiksed asjad, mida ta peaks meeles pidama. Ja esimese asjana ongi see, et kõht peab täis olema. Festival häkk number 2 on see, et uued paarid ketsid, sellepärast, et nagu nii ühed saavad sitaseks, siis on teised olemas. Käisime neid otsimas siin, ma ei tea, mitu poodi me läbi oleme kamminud, täiesti läbi. Siis, mis on veel väga vajalik, madrats, sellepärast, et 4 päeva kuskil rangus okaste sees magada ei ole väga hea. Matkatoolid! 2 paari, üks ühele, üks teisele. Ja viimaseks siis telk, mille me võtsime pop-up telgi. See on meil siin pop-up telk, mis viskad lahti selle põhimõtteliselt ja siis on üks mure vähem jälle, ei pea midagi kokku panema ega pärast kokku lahti võtma ka. Ja siis 1 päeva jagu toitu on meil siin kotis ja täna menüüs siis rasvata kohupiim, poolekilone tuunikala näkku ja maisi ja 2 monsterit. Ja nii peab täna hakkama saama nii kaua, kuni homme hakkab õige pidu ja siis me jõuame kuhugi teist poodi minna. Saab niimoodi ka sõita. Festival häkk number, ma ei tea mitmes. Võttan nii palju viina kaasa, et pigem jääb üle, kui tuleb puudu. Aine. Jaksad veel? Sure. Läheb see või? Võtab selle asi. Festival häkk number 7 on see, et poest tuleb laenata seda käru ja sellega festivalile minna, sellepärast, et me arvasime festival või see Dreamville on siin samas, aga tuleb välja, et siin on 45 minutit kõndida ja no jala küll ei lähe. No jala lähme, aga üle poole tunni selle käruga siin lihtsalt jalutanud ja jõua lihtsalt kohale. Ma tahan pausi teha, ma tahan jalanud ära vahetada, parem ei saa. Me ei tee pausi enne, kui me oleme festivalis. Mul on jalad suht villis juba, suht valusad. Aga siin ei ole kuhugi istuma ka jääda, sest ühtegi parki ei ole. Minu arust me kõnnime üldse valele poole. Aga me usaldame ühte kohalikku, kes ütles, et ja, siit saab. Voh, lähme joostis sinna. Viskame minema. Tegid nalja, tegelikult mul on pärast vaja neid. Ja läbi tule ja vee jõudsime Dreamvillesse. Dreamville on siis see koht, kus toimub elamine. Campingud on siin. Siis siin on erinevad chillimisalad ja siin käib see pre-party ka, aga pre-party on vist seal pool, ma ei tea kus. Aga kella 3-st hakkasime tulema, kell on praegu 8 vist. Nüüd läks niimoodi, et käruga kahjuks me siia sisse ei saa, nii et me peame kõik selle tavaari endale selga ikkagi võtma ja kuhugi mingi taha otsa kõndima, sellepärast, et me sutsin, ma arvan, viimased, kes siia kämpasse jõudsid. Kõnnime ja lihtsalt ei ole ühtegi telkimiskohta, siin on, need alad on nagu ülisuured, aga lõpuks me leidsime siin teised ka juba ootavad, aga meid ei lasta sinna alale, siin on terve suur plats, kuhu võiks nagu pikutama minna. Hops, meid lasti lõpuks siia sisse. Nice, oot, tõmmake nüüd jaaga tagasi kõik siit on. Festival häkk number 23. Pop-up tent, keegi viitsin haiadega jamad ja midagi. Festival häkk number 34. Valgud tuleb alati enne täis süüa, kui festivali lähed minna. Maisi praegu söö, aga kae peale selline totsku tonnikala ja vargi peale. 50 grammi protet näkku. Festival häkk number 39. Madrats. Täispuud on madrats, kellegilt laenad pumpa ja annad minna. Siiamaadi me oleme tegelikult maganud lihtsalt
maa peal ja ei ole nagu väga probleemi olnud, eriti kui oled kaitseväes ka vaata käinud, siis on jumala savi. Aga vaata, inimesed muutuvad mugavaks ja see tähendab, et madrats tuleb endale ka kaasa võtta. Tegelikult esimene või siis see festival äkk, millest ma oleks pidanud alustama, on selline täispuhutav reisi peapadi või. Sellepärast, et selle sa paned taskusse, esiteks kui sa lendad, siis sa saad selle endale kaela peale panna, eks. Ja teiseks, magad telgis, sul on midagi vaja pea alla panna, padi on olemas. Ma avastasin selle tegelikult kaitseväes ja siis kui magasid kuskil metsas ja ikka rullisid mingi kampsuli endale pea alla, aga siis oli ikka ülirõve oli jälle. Ja siis ükskord ma võtsin selle kodus kaasa ja kõik ööd kaeli valutanud, jumala hea oli olla. Nii et tulevased ajateenijad ka, kes kaitseväkke lähevad, siis muretsege endale 2 euro eest selline täispuhutav padi ja thank me later. Tegime väikse tiiru pre-partile ja siit tuleb tänane 31. festival häkk. Proteiinibaarid. Sellepärast, et mida sa ikka festivalile kaasa võtad, kuhugi kotti panna, eks midagi ei olegi panna. Protebaare igasuguseid ja kõige tähtsam asi, elektrolüüdid. Kui sa oled mingi 50 000 sammu võib-olla päevast teinud ja ringi tadanud, higistanud, sitaks vett joonud, siis see on must have. Ja seda me hakkame juba täna õhtul laadima, et homme oleks enam vähem ärgata, aitab võib-olla pommellile ka kaasa. Sellised väiksed nipid ja häkid, kellel on plaanis kuhugi festivalile minna, siis teab, millega arvestada ja võib-olla mingid õpetussõnu siit kaasa võtta. Selline oli Gathering, Tomorrowland, tegelikult see oli Day 1 isegi, see on Day 0. Homme hakkab päris festival ja näeme järgmises vlogis.